ma tutvustan teile siis täna Merilitini 4,6 ruutmeetrilist kodu. Tegemist on siis valge Ford Transit Customiga, 2014. aasta auto. Koos katusraamidega on ta pea 20 kõrge. Miks just siuke valik? Oli sellest, et kui me käisime oma esimesel Eurotripil, oli meil ka Ford Transit, aga ta oli siuke suur ja kastikas. Ning sellega me maksime tihtilugu rekade teemaksu ehk siis kallimat teemaksu. Siis me otsustasime, et järgmise auto me võtame natukene väiksema, et pääseda natuke odavamalt ja et me ei peaks maksma nii palju. Ning kuna seda autot me kasutame ka talvel niisama, ma ei tea, poeskäikudeks ja asjadeks, siis suur kaubik tundus nagu liiga bussijuhi tunne ja me tahtsime väiksemat autot ning ka sellepärast, et parklatesse mahuks, sest et väga palju on Euroopas parklad nende tõkistega ära keelatud nende kämperite jaoks, et kämperid ei tuleks sinna kämpima. Seega me tahtsime madalamat autot. Aga täna, kui ma olen siin elanud 2 kuud sees, võib mõelda, et meie 4-liikmelise pere jaoks on see natukene liiga väike auto. Läheme vaatame siis lähemalt, milline meie kodukene on. Õnneks on inimestel antud põlved, nii et siin sees me peame liikuma põlvikil, sest et täispikkuses Hugo ja Noa mahuvad. Aga alustame siis köögist. Süüa teeme me gaasipliidiga. Siin all on meil siis gaasipallon, päris suur teine. Sellest on meil praegu ilusti jätkunud ning meil on ka külmkapp, mis töötab siis gaasiga. On pealt avatav ja teeb toidu ning joogid päris heaks külmaks. Köögis on meil siis veel kõik vajalikud asjad on siia ära paigutatud, niimoodi kummiga on meil siin asjad kinni, et nad ei hakkaks siin lendama. Siin on mingid konksukesed, kus me saame hoida oma mingeid tasse ja asju. Väga leidlik lahendus, mis meil selle Eurotripi jooksul sündis, täiesti suvaliselt leidsime, et meil oleks vaja kuskil hoida mingisid kahvleid ja nuge. Ning siis me igast kompunnisime endale selle asja kokku. Tegelikult see ei olnud päris see on leidlik lahendus, ütleme niimoodi. Ilma kruvikeereta asjadega saime selle siia ära ka paigaldatud. Ja siis asjad on meil siin peal niimoodi, kui me sõidame, et nad siit ära kuhugi ei lenda. Meil on siis siin tagapool köögis ka kraan. Kraan muideks töötab meil täitsa mootoriga. Siin all on meil lüliti. Tuli üks väike sõber siia. Siin all on meil lüliti, mida ma siis jalaga vajutada või käega. Ning kui seda vajutada, siis siit näete, tuleb täitsa voolavat vett. Nii et sellega me saame pesta hambaid, käsi, nõusid ja kõike muud sellist vajalikku. Köögis, kas meil on miskit veel vajalikku köögiga? Vist mitte. Siis on meil olemas autos ka telekas, mis on puhast luksuskaup, aga see oli siin sees juba, kui me auto ostsime ning sellega saab siis vaadata DVD-sid ning seda me siis ka teeme. See on meil ühendatud päiksepatareiga, kogu elektrisüsteem on meil päiksepatarei pealt, seega see on ka päiksepatarei pealt ja tore. Siis on meil paigaldatud see siis suitsuandur. Meil on eraldi ka signalisatsioonisüsteem, mis siis on juhitav telefoniga ühendatud SIM-kaardiga eraldi ja saadab sõnumi, kui peaks siis vargad tulema. Ja siin all on meil ka gaasiandur, igaks juhuks, et oleks kõik ikkagi safe. Siis on meil ventilaator. Eelmises autos oli meil lihtsalt katuseluuk, aga siin autos on meil ventilaator, mis siis saab panna siin tööle pöörlema ja sellest on väga palju abi, ütleks. See töötab samuti päiksepaneeli pealt. Läheme siis siit altpoolt natukene edasi. Siin vesi on meil siis, nagu enne kraani näitsin, on meil paakidega ning neid me siis täidame. Ja all on meil siis auk, et siis kõik voolab nagu õue. Siin on siis WC ja WC kõrvalt leiab siis meie riidekapi. Kõikidel on oma nimelised kastid, et ei läheks midagi segamini. Ja ka pesunöör on meil siia paigaldatud. Siin külmkapi kõrval on meil veel üks sahtliboks, kus peamiselt on siis Hugo asjad, sest et Hugole see kastisüsteem väga ei meeldi. Ja siin on ka mingid raamatud ja sellised asjad.
ma vaatan nüüd siit edasi, siis siin on veel kaste ja joogivett me hoiustame siis nendes nüüd juba 8 liitristes, aga neid me täidame uuesti ja nendes hoiustame oma joogivett. Siin on veel kaste, eks ole, mähkmed, mingid teised asjad, paksemad riided ja siin on kotikesed. See on Hugo tool, mis siis käib lahti, voodi käib kokku ja prügikast, mis mahtus täpselt ideaalselt siia vahele. Jah, siin allpool vist pole rohkem miskit näidata. Ja siis on meil voodi. Voodi käib meil siis tegelikult kokku, seda ma näitan pärast poole. Ja siin magame siis meie Metteniga, seal nurgas magab Noa oma nurgakeses. Ja tegelikult sealt tagant võib siis vaadata ka seda öökappi, mis on samuti siuke väike leidlik lahendus, mis me siin reisil olles siis IKEA-st saime. Selle iminappi, mis siis on, iminapaga kinnitub akna külge, väga mõnus on. Ja siin on siis Hugo voodi. Voilà. Ja siin on ripuvad siis meil need riided, mis me sellest võtame või siis kuksad ja sellised asjad. Nii, elekter on meil siis päiksepaneeli pealt, nagu ma enne mainisin, aga siin on meil siis timmerdatav kontrollisüsteem, siit on nupud, eks ole, kus nad lähevad tööle, praegu pole nähagi midagi ja siis saab timmerdada, kui eredat või tumedat valgust vaja on. Nii, ma mõtlen, et siit tagant on vist kõik. Ilmselt. Liigume edasi. Noa, kas sa tuled? Tule. Võib-olla siis ma näitan ka seda. Siin on meil siuke tore boksikene, kus me hoiame mingeid vajalikke asju, taskulampi, noapudipõlle ja sääse ohvi, eks ole. See on siit väga kergesti ära võtta. Seda paneme seda siia. Kui me tahame teha väljas süüa. See käib meil siin lahti. Ja siin saab siis hakkida, ma ei taha teha kõike pliidi, me saame ka väljapoole tõmmata, aga kui väga suur tuul on, siis õues söögi tegemine on veits keeruka. Ning ma ei näidanud ennem ka meie salataskut. Meil on siin üks salatasku, kus me siis hoiame läpakat ja ma ei tea, pipragaasi ja mingit vajalikke nodi. See on siukene secret. Nii, lähme siis siia ettepoole võib-olla. Kõik augud ja asjad on asju täis pandud, ütleme niimoodi. Igal asjal on oma koht, aga siin on sellised poekotikesed ja joogipudel ja lambikene. Ning nagu nähakse, siin on kõik asjad täis pandud. Kõigel on oma koht, ütleme nii. Siin ees on näiteks väga hea kuivatada mähkmeid ja riideid. Ja praegu on ka Hugo tool siin ees. Muidu on siis Vett on juhiroolis, Noa tool keskel ja siis mina istun siin ääres. Siin näiteks mina hoiustan oma jalanõusid. Noa on alles. Ja teisel pool Merten hoiab oma riideid niimoodi. Ja siin on meil ka siis päiksepatarei, see, teagi, mis seda nimetatakse, aku, näitab palju akut on, kontroller. Siin ees vist rohkem pole midagi näidata. Lähme siis tahapoole. Sa tuled nüüd? Tuled siia taha? Noa! Tuled siia. Siin taga üleval on siis meie päiksepaneel. Ei, kes tuleb? See on natuke must praegu. Siin me hoiame vahest suppe ja ka seda surfinõuda. Hetkel on supid meil sees, et oleks natukene safe. Ja siin taga, ega meil otsest mingit väga riiulisüsteemi siin tehtud ei ole, aga siin on. See käib niimoodi lahti. Nii, taha tullest. Siin taga on siis meil ka lipsad. Siia vahele mahub täpselt meie vanker, mille me ostsime spetsiaalselt, et oleks väike ja kokkupandav. Ning siin on meie söögikast, kus me hoiame igast sööki. Ja see muideks on meil katus markiis nii-öelda, aga seda on väga palju kusjuures, ei ole kasutanud. Ja siin on siis lauad, toolid, supid praegu mingid
sellised asjad, aga ütleme niimoodi, et kõik on täis topitud vähegi, mis saab. Ja eks see van life olegi natuke selline pakkimine pidevalt, et peab kogu aeg oma asju ümber pakkima ja kui tahab midagi kätte saada, siis tuleb mõningad asjad eest võtta, et eks see on natuke tüütu osa selle van life'i juures. Ja ma mõtlen, et vist nagu polegi rohkem midagi näidata. Väga palju ruumi meil just siin ei ole, aga piisavalt. Võib tunduda, et on palju asju kaasas, aga väga palju asju ei ole ka, arvan. On suured asjad, näiteks supid võtavad megalt ruumi ja mingi supid asjad. Ja meil on siin ka näiteks vann, kokkuvolditav vann, siin on meil dušikabiin. Et kõik on ära pakitud. Ja muidu me siis istume nendel toolidel siin ja lauakene ja kõigil on oma matkatool. Ja selline vaipa ma võib-olla mainiks ka. Et see vaip on nagu beebiga van lifeides üks väga hea asi. Ja siin on näha ka kohalikku mähkmepuud, et ei pea poest mähkmeid ostma, vaid saab lihtsalt puu otsast mähkmeid korjata. Ma näitan siis ka seda, kuidas me paneme voodi kokku. Nimelt meil on kattemarad, mis käib siis pooleks. Siit all on siis porolonijupid, mis on siis tükkidest, et saaks kokku panna. Siit läheb sinna. Ning raamistik on siis ehitatud niimoodi, et siit käib see lõks välja ja läheb siia sisse. Ning siit siis tuleb toon lahti. Ja voilà! Uus koht. Nii et Hugo sõidab meil siin taga, sest siin ta saab vaadata telekat, kui meil on väga pikad sõidud ja mina lihtsalt iga tegelen ees. Kes tahab meile küll vastu võtta juba ükshaaval. Sest et siin keskel üldjuhult meil ongi niimoodi, et teised kõik on voodis ja siis üks inimene saab siin toimetada, riided vahetada või midagi teha. Ja ei oska öelda, tore, et vaatasid.